Aitäh, kuulajad! Mina olen Dagmar Selgisest ja mul on hea meel, et olete tulnud kuulama ravijuhendi veebiseminari teemal HIV testimine. Tänast koolitust viib läbi ravijuhendi töögrupi liige Kerstin Aimla, Tartu Ülikooli Kliinikumi infektsioonhaiguste arst ja õppejõud. Koolitust modereerib Kai Silmer, töögrupi juht ja Lääne-Tallinna Keskhaigla nakkuskliiniku juhataja. Ametlikud ravijuhendite koolitused toimuvad koostöös Tervisekassaga, kes ka kogu projekti rahastab ning need koolitused on alati osalejatele tasuta. Kõik viimaste aastate koostatud ning uuendatud ravijuhendid tulevad käsitlusele. Lisame need jooksvalt Med24 koolituskalendrisse. Ravijuhendid leiate aadressil www.ravijuhend.ee. Kiired organisatoorsed teadaanded ka. Tunnistused saadame teile e-postile nädala jooksul. Kui te olete täna siin osalenud ja mingil põhjusel ei ole oma tunnistust kätte saanud, siis võtke meiega palun ühendust konverentsid@selsus.ee. Ravijuhendite koolituse ja järelvaatamise eest anname samuti tunnistusi. Tänase koolituse me salvestame ning lisame kõigile registreerunutele järelvaatamiseks Med24 täienduskoolituskeskkonda ülesse. Kui me oleme video ülesse pannud, siis saadame selle kohta info ja juhised vaatamiseks. Saadame teile ka tagasiside küsimustiku, mille palume teil ära täita. Kogu koolituse aja on võimalik lektorilt küsida küsimusi. Selleks palun vajutage vestluse aknale nimega chat. Tänane lektor vastab teie küsimustele peale oma ettekannet ehk siis arutelu ajal. Kasutage kindlasti palun seda võimalust. Soovin kõikidele kuulajatele põnevat seminari ja annan esimesena sõna Kerstinile. Tere! Aga kuidas ma näen oma slaide? Nii, mina olen Kerstin Aimla ja siis räägin HIV testimisest ja ühtlasi räägin sellest, milleks me räägime sellest HIV testimisest. Nüüd ta ei liigu mul edasi. Nii, ühesõnaga taustaks siis sellest, miks on vaja rääkida HIV testimisest. Selle jaoks natukene infot, et kui me vaatame, siin on selline graafik, kui palju HIV-i Eestis on diagnoositud. Slaidid ei ole näha. Ei ole slaidid näha. Oi, oot. No nüüd läks keeruliseks jälle. Nüüd ma ei saa seda tagasi. Just ju saime selle korda. Kohe vaatan uuesti. Kas nüüd on näha? Töötab, aitäh. Olgu. Hästi, aga jutuga ma ei pea päris otsast peale hakkama, see oli kuulda. See oli kuulda. Hästi. Siis ühesõnaga HIV-ist siis Eestis, kui palju seda on diagnoositud läbi aegade. Et kui esimese 10 aasta jooksul, 11 aasta jooksul, kui siis HIV-i oli Eestis üldse diagnoositud, oli alla 100 juhu, siis 2000-ndate alguses oli meil nii-öelda see epideemia piik, kus oli hästi-hästi palju uusi juhte iga päev diagnoositud ja siis küllalt kiiresti hakkas siis uuesti nende uute juhtude arv langema. Aga tegelikkuses on see, et kui vaadata siin neid viimaseid aastaid, see epideemia püsib. Kui me vaatame 20... Kui me vaatame aastat 2022, siis siin on näha, et osad on teist värvi, mis tähendab seda, et siis meil ei olnud mitte niivõrd palju uusi juhte diagnoositud Eestis, kui pigem pooled nendest uutest olid Ukraina põgenikud seetõttu, et see ei olnud siis nii-öelda mingi hull epideemia nagu hullemaks minemine, vaid pigem oli siis tegemist lihtsalt sellega, et tuli Ukraina sõjapõgenikke ja nendel siis diagnoositi HIV või siis võeti nad nii-öelda HIV-iga arvele. Paljud nendest olid juba teadaolevad HIV-positiivsed, kes siis lihtsalt siin jätkasid oma ravi. Ja 2023. aastal siiski oli neid juhte rohkem. Siin meil enam sellist täpset statistikat selle kohta ei ole, kas ja kui palju neist olid Ukraina sõjapõgenikud, mõned kindlasti olid veel.
Aga kui seda nüüd vaadata, siis siit on näha, et tegelikkuses see epideemia jätkub. Meil on teadaolevalt Eestis umbes 2018 aastal Tervise Arengu Instituudist siis Kristi Rüütel ja Liis Lemsalu tegid põhjaliku sellise uuringu ja modelleerimise, et tuvastada siis, kui palju Eestis võiks hetkeseisuga olla HIV-positiivseid inimesi, keda siis me teame, need on need siin, kes siin kirjas on ja keda me veel ei tea, mis siis selle modelleerimise tulemusena tuvastati ja see võiks olla kuskil 6 ja 7 tuhande vahel, ehk siis, et tegelikult meil pidevalt Eestis liigub ringi umbes 1000 inimest, kes ei ole veel kursis sellega, et nad on HIV-positiivsed, mis omakorda tähendab, et väga oluline ongi rääkida, keda peaks testima, millal peaks testima ja millised on need indikaatorhaigused, mille puhul peaks siis testima. Annoitsil on aastaid olnud eesmärgiks siis 2020. aastaks tegelikult oli juba eesmärgiks, et 90% HIV-positiivsetest on diagnoositud. Nendest 90% peaksid siis olema ravil ja nendest 90 omakorda peaksid siis olema sellised, kellel viirus on kontrolli all. Ja lisatud on siin veel 490, mis siis tähendab seda, et nendest 90%, kes siis ilusasti on ravil, peaksid olema hea tervise juures ja neil ei tohiks olla mingisuguseid tervisega seotud probleeme ja elukvaliteet peaks säilima. Ja nagu juba öeldud, hinnanguliselt siis meil on umbes 1000 patsienti, kes jätkuvalt on diagnoosimata. Sest et me teame täpselt, et arstide juures jälgimisel on meil 5000, ligikaudu 5000 patsienti, mõni aasta pluss natuke, mõni aasta miinus natukene, sõltub sellest, kui palju neid siis, kes on Eestist ära kolinud, kes on juurde tulnud, kes on ära surnud, et natukene see arv kõigub, aga suurusjärk umbes 5000 on meil neid, keda me siis teame. Ja kui me nüüd võtame need ja mis siis teeb tegelikult kokku umbes 77–80%, see on selline küsimärgiga koht, et seda esimest 90, kui palju meil diagnoositud on, me ju täpselt kunagi ei saa öelda, aga oletuslikult siis selle modelleerimise järgi hinnates see võiks olla siis umbes 1000 inimest, kes on veel diagnoosimata. Hea uudis on see, et ravil nendest on peaaegu 90%, kes meil siis teada on. Ja need, kes ei ole ravil, seal on hästi palju erinevaid põhjuseid, et mõnel juhul mõni ei näe, et see ravi oleks talle vajalik, sest et mõned on niisugused, kelle organism ise seda viirust nii hästi kontrollib, et see viirus on praktiliselt määramata, aga need on väga üksikud. Mõnel juhul võib olla tegemist hoopiski sellega, et patsient mitte ei saa aru, et ta peaks seda ravimit võtma ja seetõttu keeldub. Ja osa võib olla niimoodi, et me ise ei ole päris hästi kursis, kas see patsient on hetkel ravil või mitte, sest osad patsiendid, kord on nad Eestis, kord on nad väljaspool Eestit, kord on nad vangis, kord on nad väljaspool vangi ja meil väga täpset arvestust ei ole, kuna vanglad meile enam väga head infot ei edasta, siis meil puudub päris täpne ülevaade. Mis sealjuures on väga hästi meie selle 90 juures on see, et nendest, kes on ravil, nendest 96% on sellised, kelle viirus on alla määratava, ehk siis kui me saame need inimesed ravile, siis tegelikult see, mis ongi ravi eesmärk, et see patsiendil oleks viirus alla määratava ja patsient ei peaks seoses HIV-iga mingisuguseid terviseprobleeme omama, siis see on 96% inimestest Eestis ilusasti siis täidetud ja see on väga positiivne tulemus. Kui me nüüd vaatame selle testimise juurde, läheme natukene täpsemalt, siis mul on siin 2012 kuni 2021 andmed, mis on siis Tervise Arengu Instituudi ja Terviseameti, need võtavad iga aasta siis kokku, aga need tulevad kahjuks natukese nihkega need andmed, mistõttu mul ei ole päris 2023 andmeid või 2022, aga siin on ikkagi päris hea ülevaade eelnevatest.
et kui me sellest HIV testimisest räägime, siis oluline ei ole mitte niivõrd see testide arv, mis on tehtud, sest et kui me vaatame, siin on toodud siis 2021 andmed siin, kus on välja toodud siis see praktiliselt 200 000 inimest, kellel on test tehtud, nendest siis natukene alla 200 000 on siis tehtud veeniverest test ja pluss lisaks on siis natuke pealt 1000 patsiendi, kes on siis kiirtesti teinud anonüümsetes kabinettides või siis väliüritustel. Ehk siis ei saa öelda, et Eestis testitakse vähe. Teste tehakse väga palju. Ja sealjuures ka teste, kui arvestada neid teste, mis on siis tehtud ilma selleta, et neid screeninguid, mida tehakse siis veredoonoritel ja rasedatel, ka siit on sellest joonisest näha ilusti, et teste on tehtud väga palju ja järjest iga aasta natukene rohkem. Et meie mure ei olegi see, et ei testita. Meie mure on see ja miks seda testimise juhendit üldse vaja oli see, et ei testita õigeid inimesi. Ja kui me nüüd vaatame, siin on 2019 andmed, aga kus on ära toodud see, kes on need inimesed, kellel on tehtud teste, siis siin on näha, et kõige rohkem on tehtud naisterahvastel Harjumaal, naisterahvastel Ida-Virumaal ja kusjuures vanusegrupp on küll täiesti nagu õige, on 16–49, keda on siis eelkõige testitud ja kui kogu Eesti kokku vaadata, siis samamoodi peamised, keda on testitud, on naised. Kui me vaatame uusi HIV-i juhte, siis Harjumaal mehi palju rohkem, Ida-Virumaal mehi palju rohkem ja samamoodi siin Harjumaal või kõikidest tervishoiuteenustest kokku ja nii ka eraldi siis perearstiabis kui eriarstiabis, kus on leitud siis uued HIV-i juhud, siis need on meeste seas. Ehk siis, et jätkuvalt me testime valesid inimesi. Me testime hästi palju, aga me ei testi neid, keda me peaksime testima. Ehk see on ka põhjus, mille pärast siis, kui me testime valesid inimesi, siis sellest tingituna jõutakse arsti juurde hiljem, mis omakorda tähendab seda, et ARV-ravi ei alustata õigeaegselt. Ja see omakorda tähendab seda, et nakkuse levik ei vähene, sest et kui patsient jõuab liiga hilja arsti juurde, siis me kindlasti muidugi igal juhul me alustame ravi, aga mure on selles, et tihtipeale ta jõuab juba mitte kõige paremas staadiumis, tal võib olla juba mõni AIDSi defineeriv haigus. Tema ravi võib olla palju keerulisem ja see, et selle viiruse saaks kontrolli alla, võib võtta rohkem aega. See, et inimene ennast normaalselt tundma hakkaks, sõltub muidugi, kui hilja ta jõuab, kas ta üldse kunagi hakkab või mitte. See on igal juhul palju keerulisem, kui ta jõuab hiljem arsti juurde. Seetõttu oleks oluline just, et me valiksime neid, keda me testime. Mitte, et peaks, et nüüd tehke teste vähem. Kindlasti see ei ole minu sõnum. Sõnum on ikkagi see, et testida õigeid inimesi. Ja selle ARV ravi puhul on see, et kuna ravi iseenesest on preventsioon, ehk siis, et kui HIV-positiivne patsient on ravil, siis tema seksuaalsel teel ei ole teisele inimesele nakkav. Ehk siis, kui ta, nii kui me diagnoosime ta ära ja ta saab ravile, siis ta ei saa enam edasi nakatada, mis on väga oluline selleks, et lõpuks see meie epideemia saaks piiri ja lõpeks ära, sest et praegu jätkuvalt, kuni meil kõnnib 1000 inimest ringi, kes ei ole kursis, et nad on HIV-positiivsed, siis nad ju ei oska kaitsta ja tegelikkuses on nii, et meil oli just hiljaaegu lõppes üks üle-euroopaline stigma uuring, kus ei ole välja toodud seda, kus on, mida ei ole veel avaldatud, ta peaks lähikuudel avaldatama, aga hetkel veel ei ole avaldatud. Aga seal on üks küsimus oli, see oli tervishoiutöötajate seas ja üks küsimus oli selline, mis küsis, et mis te arvate, kas HIV-positiivne on
kas HIV-positiivset huvitab see, kas ta nakatab kedagi või mitte. Ja umbes 50, mina vaatasin neid Eesti tulemusi, need saadeti mulle ja umbes 50% inimestest arvas, et HIV-positiivsel on jumala ükskõik sellest, kas ta nakatab kedagi või mitte. Ja tegelikkuses see on ilmselgelt vale arvamus, et suurem osa nendest esimene asi, mis neil on, et issand, kuidas ma saaksin öelda oma sellele teisele ja kolmandale, et issand, neid peaks testima, issand, mis sellest saab. Ehk see tegelikkuses nende esimene reaktsioon on see, et issand, äkki ma olen kedagi nakatanud, ehk siis, et kindlasti nad väga huvituvad sellest, et nad ei nakataks inimesi ja seetõttu on väga paljud neist väga hea meelega nõus kohe minema antiretroviirusravile, et seda nakkuse levikut vähendada. Et siis veel kord rõhutada, vajalik ei ole siis mitte see, et ulatuslikult testimist suurendada, vaid suunata seda testimist nendele, kellel tõenäolisemalt on seda vaja ja kes tõenäolisemalt on nakatunud. Ja selle jaoks siis sai valmis tehtud 2020. aastal siis see HIV testimise ravijuhend, kus tegelikult, kui te ei viitsi midagi muud lugeda, siis seal lõpus on lisa 1. Seal on puust ja punaseks, kellel, millal, milliste sümptomitega ja millise riskikäitumise puhul oleks näidustatud siis HIV-testi tegemine ja kuidas seda testi teha ja kuidas siis nõustada seda inimest pärast testi tegemist, sõltuvalt sellest, kas see test tuleb positiivne või see test tuleb negatiivne. Ja minu meelest selle ravijuhendi nagu parim ja kõige lihtsam asi ongi seal lõpus see lisa, et selle võib endale välja printida ja laua peale panna, kui meelde ei jää, aga see on selline asi, mis on kõige olulisem sellest, sest et seda ükshaaval lugeda on aeganõudev ja natukene me käime siit mõned punktid praegu läbi, aga siit saab juba jah, sellise kõige olulisema ülevaate, kui pole aega süveneda. Ja selleks, et siis natukene ilmestada, kas ma selle siit ära saan? See on parem kui nullaga. Jah, see on mul teksti peal, ma ei näe, mida ma räägin. Vabandust, mul on väike tehniline probleem, sa oled niikuinii kaameras, nii et vahet ei ole. Okei, see on väga hästi. Et selleks mul on siis, selleks, et näidata, millal peaks testima või millal võiks selle testi tegemata jätta, siis mul on paar haigusjuhtu. Et üks on siis selline juht, mida ma alati ka tudengitele välja toon, oli üks 47-aastane meesterahvas, kes enne oli täiesti terve, igapäevaselt mingisuguseid ravimeid ei kasutanud. Natukene oli ülekaaluline, suitsetab, nädalavahetusel tarvitab alkoholi, aga muidu suht terve mees. Ja tema siis enne seda, kui ta pöördus arstile, viibis 6 nädalat enne seda viibis siis Hispaanias komandeeringus. Pikalt ei olnud seal. Ja kui ta siis tagasi tuli, siis jäi ta haigeks, nii et nädal enne arstile pöördumist oli ta siis haigeks jäänud ja kaebas ta kurguvalu ja palavikku, mis oli siis kuni 38, üle 38 ei olnud. Ja elukaaslane oli tal terve. Ja mis on siis oluline nende patsientide juures, on see, et me ei piirduks sellega, et sihuke napp anamnees ja tere, mul kurk valutab ja palavik on ka ja siis võtad hemogrammi ja C-reaktiivse ja veel mõned täiesti arusaamatud analüüsid ja siis sellega jääkski. Et tegelikult alustuseks on see, et võib-olla peaks täpsustama, mis ta seal Hispaanias tegi. Kas tal oli seal mingisuguseid kontakte ja lisaks, mis oleks tegelikult oluline küsida, kui ta ütleb, et tal elukaaslane on terve,
siis üks, ütleme, riskikontingendi tuvastamiseks suht oluline küsimus on, et kas elukaaslane on mees või naine. Sest et et juba võiks saada vihjeid, millistele haigustele me mõtleksime. Et kui see kurguvalu ja palavik on ikkagi olnud juba tegelikult oli ta nagu 2 nädalat haige olnud, mul on siin valesti kirjutatud. 2 nädalat oli tal see kurguvalu, igal juhul, et kui tal on lihtsalt kurguvalu ja palavik, et siis ei mõtleks ainult, ma ei tea, angiinile ja Covidile või mis iganes, vaid et ikkagi mõtleks sellele, et kui on pikemalt kestnud kurguvalu ja palavik, siis kindlasti tasuks võtta analüüs HIV-ile. Ja antud patsiendil lisaks põletikunäitajatele võeti nagu erandlikud. Ma saan aru, et perearst oli mõelnud võib-olla mononukleoosina, aga mingil põhjusel kontrollinud ainult tsütomegaloviirusele analüüsi, mitte Epstein-Barri ega HIV-i, mida tegelikult, kui meil on mononukleoosi sündroom, alati peaks kontrollima. Aga nende analüüsi vastuste järgi siis tal oli C-reaktiivne valk oli 12 ehk siis, et praktiliselt normis ja muid nihkeid ei olnud seal olulisi ja tsütomegaloviiruse ainult siis IgG, mis siis näitab manakontakti, oli positiivne ja sellele patsiendile siis selliste analüüsidega määrati antibakteriaalne ravi klaritromütsiiniga 7 päevaks. Noh, siis ta võttis ilusti 7 päeva antibiootikumi, üldse nagu parem ei hakanud, kogu aeg ikka see kurk valutas ja siis perearst oli natukene nõutu ja otsustas, et ju tal ikkagi on mononukleoos ja saatis infektsionistile. Ja siis tehti tal veel analüüse, kus selgus, et tal Epstein-Barri viiruse IgM oli positiivne, samas viirus ise oli negatiivne, nii et kui tal ka oli olnud see hiljaaegu, siis hetkel seda viirust ei olnud. Tsütomegaloviirust üldse ei olnud, kunagi varem on kokkupuude olnud. Küll aga 3. mononukleoosi sündroomi põhjustav viirus, mis tuleks alati kontrollida sõltumata vanusest. Igal juhul, kui inimene pöördub mononukleoosi sündroomiga, siis igal juhul peaks temal kontrollima ka HIV-i, mis siis antud juhul osutus positiivseks. Ja kuna tegemist oli meestega seksiva mehega, siis kindlasti ei tohi unustada seda, et tuleks ka kontrollida teisi sugulisel teel levivaid haigusi, mitte ainult HIV-i. Siin eelmisel slaidil on näha, et kõik hepatiidimarkerid on ühtlasi kontrollitud ja ühtlasi ka süüfilis on kontrollitud, aga ei piisa vereanalüüsist, vaid tuleks siis kontrollida ka nii kurgust, pärakust kui uriinist siis sugulisel teel levivad infektsioonid ja antud juhul patsiendil ühtlasi tuli välja ka siis Neisseria gonorrhea sealt rektaalkaapest. Siis teine juht oli 11 nädalat rase naine, kes oli 24-aastane ja kelle abikaasa oli HIV negatiivne ja koos olid nemad olnud 6 aastat juba niimoodi, et põhimõtteliselt keskkoolist saadik. Ja väidetavalt ühtegi muud partnerit kunagi elus ei olnud. Ja sellel naisel siis 2012 oli diagnoositud HPV viirus ja oli ta olnud sellest ajast kogu aeg jälgimisel günekoloogi juures ja haigusjuht on aastast 2016. Ma lihtsalt ütlen, et ei olnud väga noorena, vaid lihtsalt 2016 on see haigusjuht. Vabandust, selle oleks võinud siia kirjutada. Ühesõnaga, oli ta ilusasti käinud günekoloogi juures kord aastas kontrollis ja eeldas, nagu väga paljud patsiendid, kes meil on günekoloogi juures erinevatel põhjustel jälgimisel olnud, nemad eeldavad, et kui nemad on ilusasti käivad regulaarselt günekoloogi juures, siis neil on kõik kontrollitud. Sugulisel teel levivad infektsioonid, kõik süüfilis, hepatiidid ja HIV. Aga
kui siis täpsustada, et vabandust, kas sul kunagi on võetud vereanalüüsi günekoloogi juures, siis selgub, et ei, tupest on võetud analüüse. Ehk siis, et inimene ise ei pruugi nagu mõista, et kui tal võetakse ainult tupest analüüsi, siis tegelikult tal ei kontrollita päris palju asju. Et seda ei tohiks unustada, et kui meil on HPV-ga patsient, siis igal juhul peaks tegema ka HIV-ile analüüsi. Ja 2015 aastal sellel naisterahval, tüdrukul tehti siis, oli tal iseenesest abort ja kuna seal püsis veritsus, siis ta pöördus erakorralisse ja tehti talle puhastus, aga ei võetud HIV-ile analüüsi. Ja siis 2016 jaanuaris lõpuks oli ta siis õnnelikult rase ja võeti rasedusega arvele ja siis tehti tal esmakordselt, määrati tal HIV ja siis selleks hetkeks siis oli tal CD4 rakkude arv 210, mis on ikkagi juba päris madal. Viiruse hulk oli üle 500 000 viiruskoopia ja muid hepatiidiviirusi tal kaasuvana siis ei olnud. Ja hea oli see, et siis, kui tal umbes 10 nädal alustati seda ARV-ravi selleks ajaks, kui ta siis nende analüüsi vastustega jõudis infektsioonisti juurde, siis õnneks sünnituse ajaks oli tal HIV-RNA alla määratava. Ehk siis väga tore on see, et jätkuvalt, kuigi seal ühel slaidil ma näitasin, kuidas naised on need, keda põhiliselt testitakse, siis teisest küljest see on väga oluline, et rasedaid testitakse, sellepärast et muidu oleks ka siis jäänud võib-olla 2 silma vahele see HIV ja siis oleks võinud me veel saada ühe HIV-positiivse lapse lisaks, ehk siis kindlasti rasedaid peab jätkuvalt testima ja korduvalt olnud arutelu, kas me ikka peame seal 3. trimestril uuesti testima, siis tegelikult minu arvamus on see, et ikka kindlasti peaks, sest et meil on ka piisab, kui on 1 või 2 juhtu aastas, kus me leiame mõne raseda, kellele alles 3. trimestril avastatakse, et tal on HIV, et ta on nakatunud näiteks raseduse ajal ehk siis, et või mingil veidral põhjusel jäänud alguses testimata, on ka igasuguseid patsiente, on ka neid, kellel avastatakse alles pärast sünnitust, et nad on HIV-positiivsed, sest et nad lihtsalt ei pöördugi rasedusega arsti juurde enne, kui siis võib-olla sünnitusel. Et seetõttu kindlasti peaks neid kontrollima ja kindlasti oskaks siis ka vältida seda, et need lapsed emalt nakkuse võiksid saada. Siis kolmas juht, jällegi väga tüüpiline selline juht, kus on siis inimesed jäänud testimata, oli üks 56-aastane naisterahvas, kes siis tervislike eluviisidega, korralik inimene, abielus, 2 lapse ema. Ja temal oli niimoodi, et ta kõigepealt jõudis neuroloogia osakonda, kus tal siis edasi saadeti nakkuskliinikusse Lääne-Tallinnas ja temal oli diagnoositud siis neuroloogia osakonnas esmaselt avastatud siis HIV-tõbi, mis siis oli progresseeruva multifokaalse leukoentsefaloplaakiana avalduv ja ta pöördus EMO-sse kõigepealt kaebusega vasaku käe süvenevale nõrkusele ja kõnehäirele, mis olid siis 1 kuu jooksul tekkinud. Siis varasemas anamneesis oli tal see, et 2 aastat tagasi oli tal olnud pellihalvatus, millele mingit selget põhjust ei leitud. Siis oli tal kaasuvana kõrgvererõhutõbi ja oli tal parem põlv proteesitud ja olid tal sagedased uroinfektsioonid. Hästi sageli oli ta käinud arstide vahet, muudkui erinevate muredega pöördunud ja sealjuures oli ta pöördunud viimase 3 aasta jooksul korduvalt siis erinevatesse EMO-desse, valdavalt uroinfektsioonidega, aga 3 aasta jooksul 2 korral oli ta pöördunud vööttohatise tõttu arstide juurde
ja ilusasti oli saanud oma valatsükloviiriga ravi määratud, aga mitte keegi, mitte kuskil ei testinud teda HIV-i suhtes. Ometigi igal pool üks põhiline asi, mida rõhutatakse, on see, et alla 65-aastane inimene vööthatisega igal juhul on nii-öelda alarmeerivaks, peaks niisugune tuluke minema kohe põlema, et peaks igal juhul testima HIV-i suhtes, sest et see viitab kohe, et immuunsüsteemiga midagi on valesti ja ilmselgelt vajab see inimene HIV-testi. Ja väga hästi, kui juhuslikult ei ole, aga tegelikkuses on see ikkagi üks väga sage selline HIV-ile viitav infektsioon. Ja hetkel, ma räägin selle jutu lõpuni, kui tal siis tehti see HIV-test lõpuks, kui ta hospitaliseeriti oma neuroloogiliste kaebustega, siis tema CD4 oli 48 ja viirushulk isegi nii väga kõrge ei olnud, aga CD4 48 viitab selgelt sellele, et see haigus on tal kestnud juba väga kaua. Ja vaatamata sellele, et talle ravi alustati kohe, siis 6 kuud hiljem patsient suri BML-iga, on ka teada, et see prognoos ei ole kõige parem. Ja hetkel meil tegelikult on, kui ma tegin seda ettekannet, siis samal ajal meil Tartus osakonda sattus just üks, kummal ta oli? Ka 50 natukene minu meelest, niisugune 50 midagi, üks Ukrainast tulnud naisterahvas, kes samamoodi 45, oih, olgu 45-aastane, kes samamoodi oli tegelikult pöördunud 21. aastal vööttohatise tõttu arsti juurde, saanud vööttohatise ravi ja mitte keegi ei olnud teda HIV-i suhtes testinud. Ja kui ta nüüd Ukraina sõjapõgenikuna Eestisse tuli ja tal tekkisid samamoodi neuroloogilised kaebused, siis tehti tal analüüs ja selgus, et ta on HIV-positiivne. Ja ühtlasi hetkel ta siis on samamoodi BML-iga ja see prognoos on ikkagi väga-väga kehva. Temal veel, et oleks kirsiks tordi peal, oli see, et tal alustati antiretroviirusravi, aga nende valude tõttu ta võttis samal ajal NSAID-e ja siis tekkis temal äge neerupuudulikkus, mistõttu tal pidi ravi vahetama ja see tegi väga palju keerulisemaks tema veel vahepealse käsitluse. Ehk siis, et oluline on see jätta meelde, et vööttohatis noorel inimesel alati peaks siis tekitama tungi, võtta vereanalüüs ja kohe siis kontrollida, ega tal ei ole HIV-i, sest et isegi kui imejuhul selgub, et ei ole, siis igal juhul alati tuleks see test teha. Kui me nüüd võtame selle juhendi jälle ette, siis keda me siis peaksime testima, et siin olid need mõned näited, aga kes siis veel on need, keda kindlasti tuleks testida HIV-i suhtes ja kellel siis võiks see teinekord elu päästa, et see test teha. Siin on siis välja toodud, üks asi on see, et igal juhul kõik siis nii ambulatoorsel või statsionaarsel ravil olevad riskirühma patsiendid ja indikaatorhaigustega patsiendid. Need indikaatorhaigused on siis tuberkuloos, kõik seksuaalsel teel levivad haigused, lümfoom, kaposisarkoom, emakakaela ja anaalpiirkonna vähk ja preekantseroossed seisundid. Siis mul on siin boldiga toodud just nimelt kuna see on üks nii korduvalt olnud diagnoosimata jäänud asi, on see vööttohatis alla 65-aastasel isikul.
Ja neid patsiente, kes on tulnud nii, et nad on pöördunud korduvalt sama episoodiga või korduvate episoodidega arstile ja mitte keegi pole määranud neil HIV-testi. Neid on ikkagi, no ikka päris palju olnud läbi aegade, et seetõttu on see mul niimoodi boldiga veel ära rõhutatud. Siis kindlasti, kui on erinevad nahahaigused, kas siis herpes simplex või seboroiline dermatiit või seeninfektsioonid või tüükad, siis kui nad on generaliseerunud või siis dissemineerunud, et kui neid on väga rohkelt, mis on täiesti ebatavaline üldjuhul normaalse immuunsusega inimesel, siis kindlasti peaks jällegi mõtlema sellele, et seal taga on mingi põhjus, mille tõttu tema immuunsüsteem on nõrgem ja isegi kui tal on mõni põhjus, mis näiteks nõrgestab immuunsüsteemi, mõni ravi või mõni krooniline haigus, siis igal juhul HIV tuleks ikkagi nendel ka ära kontrollida, sest üks ei välista teist kindlasti mitte. Alles mul käis üks kroonitõvega patsient, kellel ühtlasi oli, ohoo, üllatus, HIV. Ehk siis, et üks kindlasti ei välista teist, nii et see, kui inimesel on mingi krooniline haigus, mis võiks mõjutada tema immuunsüsteemi ja põhjustada mõnda nendest probleemidest, siis kindlasti HIV tuleks ka ära kontrollida ja välistada või kinnitada. Siis kui inimesel on kas siis krooniline või äge B või C hepatiit, siis kindlasti peaks kontrollima ka HIV-i, kuna levikuteed on samad, ehk siis, et kuna nad ühtemoodi nakkavad, siis ei saa ju välistada, et on üks, teine ja kolmas või siis üks, teine või kolmas. Ehk siis seda saab ainult analüüsiga tuvastada ja seetõttu kindlasti tuleks nendel samamoodi võtta analüüs. Ja teine, mis mul on siis boldiga tehtud, on see mononukleoosi sündroom, mis samamoodi tüüpiline on see, et kui pöördub noor inimene või vana inimene või laps, siis vaadatakse kurku, võetakse teinekord külv, väga tore, siis võetakse mõnikord, mõnes kohas võetakse mononukleoosi kiirtest või mõned võtavad seroloogia Epstein-Barrile ja tsütomegaloviirusele. Ja minu meelest ainult nakkusosakondades ja Tallinnas nakkuskliinikus on need kohad, kus ma olen näinud, et päriselt regulaarselt alati kõigil mononukleoosi sündroomiga inimestel, sõltumata vanusest, olgu ta laps, olgu ta vana inimene, igal juhul, kellel on ikkagi kurguvalu, palavik ja kui sinna juurde on veel lümfisõlmede suurenemine, mida ei pea alati olema, aga kui on või mõni lööve, siis kindlasti on vaja mitte piirduda Epstein-Barri ja tsütomegaloviiruse ja lihtsalt bakteriaalse tonsilliidi välistamisega, vaid ikkagi tuleb kontrollida ka HIV-ile analüüs võtta. Ja kui on ebaselge põhjusega leukopeenia või trombotsütopeenia üle 4 nädala, siis tüüpiline on see, et see patsient saadetakse hematoloogile. Mitte, et sellest midagi paha ei oleks, sellepärast et hematoloogid on hästi tublid ja nad alati 100% esimese asjana nendel patsientidel kontrollivad HIV-i, aga teisest küljest patsiendi aega ja HIV-i diagnoosini jõudmise aega hoiaks ikkagi oluliselt kokku see, kui juba see arst, kelle juurde ta esimesena pöördub, võtaks ära selle HIV-testi, sest see ei ole üldse keeruline. See on ainult üks vereanalüüs ja kui tal on juba üle 4 nädala olnud leukopeenia või trombotsütopeenia, siis on ju väga lihtne, et ta tuleb uuesti kontrolli, vaatab, ohoo, teeks selle, määraks igaks juhuks selle HIV-iga. Ja see ei ole ka mingi hull kallis analüüs, et seda ikkagi võiks mõelda ja võiks teha. Ja siis, kui inimesel on olnud korduv kopsupõletik 1 aasta jooksul, siis ka selliseid patsiente on ka päris mitu tükki tulnud, kes on noored inimesed ja ta on korra haige ja siis ta on teist korda haige ja siis ta on kolmandat ja iga natukese aja pärast on tal ühtlasi mitte ainult niisugune respiratoorne köha-nohuhaigus, vaid tal ikkagi tulebki kopsupõletik ka, siis see peaks olema nagu jällegi alarmeerivaks, et aga miks sellel noorel inimesel peaks lampi olema nagu kopsupõletik iga natukese aja tagant. Et okei, tal on need väiksed lapsed seal lasteaias ja kogu aeg saab uue viiruse ühe teise otsa, aga see ei tähenda, normaaljuhul ikkagi inimesel ei teki rohkem
kui korra või no üldse ei peaks nii sageli olema kopsupõletikku, ehk siis igal juhul jällegi peaks mõtlema neile põhjustele ja kõige lihtsam, mida saab välistada või kinnitada jällegi, on seesama HIV-test, see ei nõua üldse pingutust ei patsiendilt ega arstilt. Siis teine, mis oli siis selles, keda siis peaks, et kõik ambulatoorsel ja statsionaarsel ravil olevad, üks oli need indikaatorhaigusid, keda siis kõiki peaks testima, sõltumata vanusest, sõltumata asukohast, mis iganes, igal juhul tuleks testida. Ja teine on siis need riskirühma patsiendid, et need on siis inimesed, kes on kas kunagi elus või siis parasjagu tarbivad süstitavaid narkootikume. Ei pea olema nii, et ta on nii nagu kiputakse ette kujutama, et mingi narkomaan, või sihuke ära süstitud ja tõenäoliselt sihuke asotsiaalse välimusega ja siukene. Kindlasti ei pea selline inimene olema. Võib-olla on täiesti ontlik inimene, kes lapsena niisama pidudel proovis erinevaid asju, näiteks ka süstitavaid narkootikume. Selliseid patsiente mul on ka päris mitu olnud. Ehk siis, et igal juhul tasuks nagu küsida, kuidas ta oma pidudel noorena käitus, et ega ta ei ole riskirühmas. Siis kindlasti need, kes on prostitutsiooni kaasatud. Jällegi, vaikimisi mõeldakse kohe nagu naisterahvaste peale, aga ei. Me peaksime siiski mõtlema ka meesterahvaste puhul prostitutsiooni kaasatute peale. Ehk siis, et tänapäeval me ei tohiks olla nii piiratud mõtlemisega, erinevad võimalused. Siis kindlasti kõik meestega seksivad mehed, mitte sellepärast, et me peaksime neid kuidagi nüüd märgistada, meestega seksiv mees, see on nüüd küll teistsugune, vaid pigem sellepärast, et nad on tihtipeale, nad on küll nagu monogaamses suhtes, aga kunagi üks ise MSM olev Briti professor ütles, et me oleme ju monogaamish. Ehk siis, et aeg-ajalt neil on ikkagi sellised peod ja komandeeringud ja erinevad sõnad, mida kasutatakse. Aga aeg-ajalt ikka juhtub, et on selliseid üritusi, kus on rohkem kui üks partner ja nendega need, ütleme, suhted tihtipeale nad on ise hästi ebakindlad, sest et Eestis kahjuks mitte ainult see, et kui inimesel võiks HIV olla, see on stigmatiseeritud, aga väga stigmatiseeritud on ka homoseksuaalsed suhted, ehk siis, et väga paljud inimesed ei julge öelda. Täna mul samamoodi käis vastuvõtul meesterahvas, kes ilmselgelt eemalt vaadates oli pigem nagu MSM. Ja kui me siis nagu otse küsisime, siis ta ütles, et ma ei sooviks sellele küsimusele vastata, et kas ta eelistab mehi või naisi, siis ma ei sooviks sellele küsimusele vastata. Ilmselgelt sellega ta juba vastas sellele küsimusele, aga siis me pidime tükk aega talle seletama, et ta ei pea tegelikult seda häbenema, et see on jumala okei, et tal on nagu täielik õigus valida, kellega ja mida ta parasjagu soovib teha. Ehk siis, et kindlasti nemad on siis ka riskirühmaks ja lisaks tasub ka küsida partnerite kohta, sellepärast et kõigi nende nii inimeste, kes on kunagi narkootikume süstinud, kui inimeste, kes on kas praegu või kunagi prostitutsiooni kaasatud olnud või siis meestega seksivate meeste, nende kõigi partnerid kindlasti on ka siis need, keda peaks testima ja te ei pea arvama, et ma olen nagu lollakas, et meestega seksivad mehed, et nende meespartnerid. Meestega seksivad mehed ei pea alati olema homoseksuaalsed, mõned neist on biseksuaalsed. Ehk siis, et nende naispartnerid tuleks ära kontrollida. Ja siis kindlasti need, kellel on teadaolevalt olnud kontakt HIV-positiivsega ja need inimesed, kellel on olnud mitu juhupartnerit ja kaitsmata vahekorda. Ja eraldi veel need, kelle kallal on tarvitatud seksuaalvägivalda. Et neid riskirühma patsiente peaks siis testima esmakordsel külastusel ja edaspidi siis kord aastas, et nende puhul on see, et ei piisa sellest, et ükskord ära testida, vaid kuni nende
riskikäitumine jätkub või kuni nad sinna riskirühma kuuluvad, siis seni ikkagi oleks mõistlik neid korra aastas testida. Siis keda siis veel oleks vaja kindlasti testida lisaks siis nendele riskirühma ja indikaatorhaigustega patsientidele on siis Harjumaal, sealhulgas siis Tallinnas ja Ida-Virumaal kõik 16–49-aastased nii ambulatoorsed kui siis statsionaaripatsiendid. Ehk siis kuna jätkuvalt Eestis pärast ka kõike seda 20 aastat, kui meil see HIV-epideemia siin möllanud on, ikkagi jätkuvalt on see kontsentreeritud eelkõige Harjumaale ja Ida-Virumaale, siis selle tõttu seal tõenäosus on suurem, et me leiame, kui me selle testi teeme, et me selle HIV-positiivse leiame. Ehk siis, et seal on mitte ainult siis riskirühma ja indikaatorhaiguse soovitus, vaid lisaks ka vanuseline soovitus. Samas sellesse vanusesse kindlasti ei tohiks kinni jääda, et kui meil on ikkagi indikaatoriga haigusega patsient, kes on 14-aastane või meil on indikaatorhaigusega patsient, kes on 69-aastane või riskirühma patsient, kes on näiteks 13-aastane või 15-aastane või meil on riskirühma patsient, kes on vanem kui 49 aastat, siis tal on palju rohkem aega olnud tarvitada igasuguseid aineid näiteks, siis kindlasti peaks nagu nooremaid ja vanemaid ka testima, mitte jääma kinni sellesse numbri vahemikku ja mõtlema, et okei, see on liiga noor, seda ei testi, see on liiga vana, seda ei testi. Ja ei ole kunagi liiga vana. Minu kõige vanem esmase HIV-i diagnoosi saanud patsient oli 82-aastane dementne tädi hooldekodust, kellel väga keeruline oli välja tuvastada, kust tema küll selle HIV-i sai. Aga lõpuks selgus, et tema mees oli surnud 8 aastat tagasi tegelikult AIDSi, mis oli diagnoosimata ja selgus alles tagantjärele pere nõudmisel seal haiguslugudes otsingutega, kui pere nõudis selgitust, miks on, et seal oli lausa põhjalik uuring, miks siis või kust see 82-aastane dementne tädi hooldekodust oma HIV-i sai. Sest et pere oli kindel, et võib-olla, et teda on kuritarvitatud. Ei olnud. Siis keda veel tuleb testida niikuinii on siis need rasedad selles suhtes, et see on õnneks ilusasti toimib meil väga hästi, et nii siis arvele võtmisel kui ka siis 30. rasedusnädalal kontrollitakse rasedaid. Kindlasti, kui meil on HIV-positiivne ema, siis tema vastsündinud peab kontrollima ja see vastsündinu tavaliselt on meil siis kuni 1,5-aastane infektsionistide juures jälgimisel ja siis, et olla päris kindel, et ta ikka kindlasti on negatiivne. Ja kui meil on avastatud juhuslikult nendel, olgu ta siis riskirühma või indikaatorhaigusega või siis vanuse järgi testitud inimene, kui me oleme avastanud, et tal on HIV-test positiivne, siis tuleb ta kohe saata infektsionisti juurde. Et me võtame vastu, kui ikkagi inimene tuleb HIV-i diagnoosiga, siis me võtame nad kohe vastu. Kui see on avastatud, see HIV näiteks kuskil anonüümses kabinetis, siis me võtame nad vastu ka ilma saatekirjata. Me igal juhul võtame HIV-positiivse nüüd ja kohe vastu, sest et ta vajab nüüd ja kohe ARV-ravi. Esiteks, et oma elukvaliteeti säilitada ja teiseks siis selleks, et nakkuse levikut vähendada. Ehk siis HIV-positiivse võib meile saata iga hetke ja nii Tallinnas, Tartus, Pärnus, Ida-Viru Keskhaiglas või Narvas, siis kui on veel see Linda kliinik ka, kuhu saab siis saata neid, kellel on HIV avastatud ja kellega infektsionistid hea meelega võimalikult ruttu tegelevad. Ja kui rääkida sellest testimisest, et kui palju peaks testima, siis kui on riskirühmal, on teada, et riskirühma peaks testima siis, kui korra aastas, kui tal see riskikäitumine jätkub. Indikaatorhaigustega põhimõtteliselt, kui ta on ära testitud
Ja kui see mõni indikaator haigus nagu näiteks kui näiteks on tal mõni seksuaalsel teel leviv infektsioon, siis kui ta saab uue seksuaalsel teel leviva infektsiooni, tasub jälle uuesti testida. Ehk siis ilmselgelt läheb ta riskikontingendi alla, kellel ikkagi juhtub sageli seksuaalsel teel levivaid infektsioone, see tähendab, et ta võib ka iga kord HIV-i saada. Kui meil on lümfoomiga patsient, siis kui me ta ära testime selle lümfoomi diagnoosimisel, siis kindlasti ju vaevalt, et tähendab, ega ei ole välistatud, kui ta on riskikäitumisega, aga samas ütleme, selle indikaator haigusega me uuesti teda ju kohe testima ei pea. Et see sõltub kõik asjaoludest, aga kui me nüüd räägime neid Harjumaal ja Ida-Virumaal elavaid patsiente, siis neid peaks testima esmakülastusel ja edaspidi siis vastavalt riskikäitumisele, et kui tal ikkagi esineb riskikäitumist, siis kindlasti peaks teda sagedamini testima ja kui mitte, siis piisabki sellest ühest korrast, et hästi. Siis järgmine teema on see, kuidas me siis neid patsiente peaksime testima. Millist testi teha, kellele testi teha, mida küll peale hakata, no kuidas ma küll ütlen, et ma tahan HIV-testi teha. Ehk siis, et kõigepealt, milline test valida, siis on põhimõtteliselt erinevad võimalused siin juhendis ka ära toodud, seal on ka pikalt ja põhjalikult need uuringud ära toodud ühe ja teise poolt ja vastu ja põhimõtteliselt tegelikult ütleme, selline lühikokkuvõte on see, et iga tehtud test on hea test. Selles suhtes, et nendel on omad miinused, omad plussid erinevatel testidel, aga oluline on see, et kui on vaja, et see test saaks tehtud. On võimalik teha kiirteste, need on tavaliselt nendes anonüümsetes kabinettides või siis need, kus on need välitestimised, siis need on need nii-öelda point of care testing või see, mis on see näpuotsa test. Teoreetiliselt saab ka süljest määrata, aga sellest näpuotsast on natukene täpsem ja siis määratakse HIV antikehad ja nüüd uuemad põlvkonna need kiirtestid on sellised, kus isegi on olemas ka B24 antigeen ja seetõttu see aknaperiood sõltub suuresti sellest, milline see test on, et seal iga testi juures on alati see juhend, kus on siis ühtlasi kirjas selle konkreetse testi aknaperiood, et üldjuhul vaikimisi selle kiirtesti aknaperiood on ikkagi pikem ja ta võib siis olla kuskil 12 nädalat või kuni 90 päeva, 23 kuni 90 päeva on see. 23 võib ta olla pigem sel juhul, kui see antigeen ka seal testis sees on. Ehk see, et muidu pigem võiks arvestada kuskil niisugune 3 kuud selleks aknaperioodiks, aga just kui meil on need uuema põlvkonna testid, siis võib juhtuda, et ta näitab ka varem, aga oluline on see, et seda aknaperioodi arvestada, sest et kui inimene tuleb ja teeb oma testi täna, sest et tal eile oli mingi kontakt, siis see ei näita ju mitte midagi selle eilse kontakti kohta. Kui tal on olnud neid kontakte kogu aeg kahtlasi, siis nende varasemate kohta sõltub, kui ammu oli, võib näidata, aga eilset või nädal tagasi kontakti kindlasti selle kiirtestiga me tuvastada ei saa ega üldiselt ühegi testiga. Ja kui tal oli kuu tagasi, siis on niisugune napikas, et kas on ikkagi mõistlik seda, jällegi sõltub kiirtestist. Siis, mis on veel võimalik, on see self-testing ehk siis see enesetestimine, et tänapäeval on olemas, ma vaatasin ka järgi, apteekides on olemas kiirtestid, mida siis inimene kodus saab ise teha. Selle kohta jällegi on seal palju tõendusmaterjali ja lõppkokkuvõte on jällegi see, et iga tehtud test on hea test, lihtsalt kodutesti puhul on oluline, et seal oleks kogu see info juba kirjas, kui palju inimesed süvenevad ja loevad muidugi sinna neid juhendeid, ma ei tea, ma kunagi ei loe, ma lihtsalt ninast oma selle COVID-i testi ära ja teen, aga võib-olla nagu mittemeedikust inimene ikkagi loeb natukene enne, et kuidas ja mida teha. Igal juhul seal on kogu info olemas, et mida teha, kuhu pöörduda, kui see test on positiivne, seal on isegi nendel, ma vaatasin, ühel testil on lausa ilusti olemas kontaktnumbrid ja siis on see HIV, see
Tervise Arengu Instituudi lehekülg, et igasuguseid viiteid, kuhu pöörduda, kust leida infot on olemas. Et see on väga oluline selle enesetestimise puhul selles suhtes, et kui ta saab positiivse vastuse, siis võib juhtuda, et ta läheb täiesti endast välja. Tal on vaja ikkagi teada, kust ta kohe abi saab, mitte et ta nagu hakkaks satuks sügavasse masendusse ja võib-olla teeks veel mingeid rumalusi. Teine asi on see, et kui ta saab negatiivse testi, siis ta peab ju teadma, et võib-olla ta on lihtsalt valel hetkel tehtud test ja selle tõttu negatiivne, ehk siis ta peaks ikkagi olema põhjalikult kursis sellega, selle testi nagu tundlikkusega ja sellega, mida siis selle testi tulemusega peale hakata. Ja selle kodutesti hind, ma vaatasin erinevad testid, mis apteekides pakutakse, on 25 kuni 37 euri. Minu meelest oleks nii palju lihtsam käia seal anonüümsetes kabinettides või testida kuskil laborimeetodiga, aga kui mõni inimene ikkagi eelistab seda kodus teha, et siis see võimalus on olemas. Ja siis on HIV-testimine veeniverest, mis siis on laborimeetodiga testimine, kus siis testitakse HIV-1 ja 2 antikehi ja siis seda B24 antigeeni. Tänu sellele antigeenile see aknaperiood on lühem ja selle puhul see aknaperiood siis on kuskil 18 kuni 45 päeva, ehk siis jällegi me peame arvestama, kui see inimene on nädal aega tagasi või 1,5 nädalat tagasi on olnud mingisugune kahtlane kontakt, siis me peame talle seletama, et ta võib teha, ega me ei keela kindlasti mitte, et ta võib selle analüüsi teha. Aga see ei tähenda, see tulemus, kui ta on negatiivne, ei tähenda seda, et tal HIV-i ei ole. See tähendab, et see test sai liiga vara tehtud. Ehk siis, et oluline on see ajastus, et õigel ajal tehtakse õige test. Võimalik teoreetiliselt on veel HIV-PCR-i määrata, HIV-RNA tähendab PCR-iga määrata, mida me ei tee rutiinselt niimoodi testimiseks. Seda me kasutame ainult siis näiteks nendel HIV-positiivsetelt emadelt sündinud laste puhul, et nendel antikehi me määrata ei saa, et siis me nendel vaatame viiruse hulka või olemasolu ja seda kindlasti kasutatakse doonorivere uurimikul, et oleks ikkagi kindel, et see doonor ei ole nakatunud, aga niimoodi testimise mõttes me seda ei kasuta. Me kasutame seda veel nagu ravi edukuse jälgimiseks või resistentsuse tuvastamiseks, aga mitte siis lihtsalt testi tegemiseks, et testi tegemiseks ongi see antikeha pluss antigeen veeniverest või need kiirtestid ja enesetestid. Siis põhiline mure läbi aegade, kui me oleme käinud erinevatele arstidele rääkimas, et tuleks rohkem testida HIV-i suhtes ja et tuleks ikkagi neid rohkem uurida ja õigeid patsiente ja nii, aga et ikkagi palun, miks te ei tee küll testi sellel või teisel juhul, siis põhiline vastus, mis me oleme saanud arstidelt, on see, et ei, no mina ei tea, et kuidas ma ikkagi ütlen talle ja kuidas ma küsin talt, et kas ma võin tal HIV-i testi teha ja kuidas ma üldsegi nagu äkki ta ei luba mul testi teha, et tegelikult on niimoodi, et 2009 aastat, 19 aastal siis WHO on siis selleks just nimelt, et saaks kuidagi sellele epideemiale punkti panna, siis üks asi, mis seal juhendis on välja toodud HIV-i testimise kohta, on see, et testimise eelselt nagu sellist nõusolekut, mingit kirjalikku nõusolekut ei ole vaja. Kena oleks patsienti informeerida ja julgustada neid testida, aga mingit eraldi nõusolekut võtta selleks vaja ei ole. Piisab, kui teavitada patsient, ma kontrollin HIV-iga. Ja sellest ei pea tegema suurt numbrit, et ma sooviksin, mulle tundub, ma vaatan, te näete välja sihuke, et võib-olla äkki teile meeldib meestega seksida ja te olete ise mees, äkki ma sellepärast tahan teil HIV-i testida. Sellest ei pea nagu niimoodi suurt numbrit tegema, piisab nagu kui öelda, et näed, teeme selle, vaatame selle veresuhkru ära, siis vaatame selle kolesterooli, ma võtan HIV-i ja hepatiidid ka siis ära, et see ei ole vaja nagu sellest midagi, kui ise sellest suurt numbrit ei tee, siis see patsient ammugi ei tee.
et kui see enda peas on mingiks õudseks probleemiks võtta inimesel HIV-test, siis sellest võib saada ka patsiendile probleem, sest et eks me ju peegeldame oma emotsioone neile. Aga kui ise nagu suhtuda sellesse nagu millessegi elementaarsesse, siis ei suhtu ka patsient teisiti. Mul pole veel kunagi olnud, et keegi oleks keeldunud ka tol ajal, kui pidi nagu küsima vanasti, et kas ma tohin tal HIV-i kontrollida. Üks kippus ära minesta, issand, minul ei saa olla HIV-i, aga ei olnudki, ma lihtsalt tahtsin testida, et oleks kindel, et ei ole. Ega siis see, kui tehakse analüüs, ei tähenda, et on. See tähendab, et tuleb kontrollida. Ja testimiseelselt nagu pikemalt nõustamist ei ole ette nähtud enam. Pigem on see, et me räägiksime siis pärast testi. Et pärast HIV-i testi on oluline sellele inimesele siis selgitada, et kui tal on negatiivne tulemus, siis me peame talle rääkima sellest, et on olemas aknaperiood. Me peame rääkima, küsima, missugune test oli, kas see oli see kiirtest või ta oli siis veeniverest test. Ja siis me peame sellest lähtuvalt selgitama, kui pikk on see aknaperiood ja seletama, millal oleks vaja siis uuesti testida, et olla kindel, et nüüd siis on nii-öelda õige aeg. Siis, mida me veel võiksime selle negatiivse testi tulemuse korral teha, on see, et me peaksime rääkima siis HIV-i ennetavatest sekkumistest. Ehk siis kõik sõltub siis sellest, milline on see riskikäitumine inimesel. Kas me peaksime rääkima kondoomi kasutamisest? Küll mina olen neile rääkinud palju kondoomi kasutamisest. Räägin, et no ole hea poiss, no kasuta kondoomi. Ei kasuta. No, ükskõik kui palju räägid, ikka nad ei taha seda kasutada. Siis ma räägin, et kuule, aga PrEP on ka olemas. Ma kohe räägin teile ka PrEPist paar sõna pikemalt, aga peaks siis informeerima, kuidas siis kaitsta ennast nakatumise eest seksuaalsel teel, kuidas kaitsta ennast, kui ikkagi on selline narkootikumide sõltuvus ja kuidagi ei tahaks loobuda sellest süstimisest, siis selleks on olemas kahjude vähendamise keskused, kus neid vähemasti õpetatakse süstima nii, et nad vähemalt mingeid veredel levivaid infektsioone endale ei saaks ja sealjuures nii, et nad üledoosi ei teeks. Ja seal on ka väga palju nii psühholoogilist kui sotsiaalset nõustamist, mis siis aitaks nendel inimestel leida siis oma tee, kes siis sooviks metadonasendusravile või mõni tahab võõrutusravi või mõni vajab mingeid muid abisid, et sealt on võimalik ka loobumise kohta nõu saada või tõesti, kui inimene ei ole valmis loobuma, siis mitte teda selle eest karistada, vaid aidata siis tal teha seda võimalikult ohutult endale ja teistele. Kui sellel inimesel on olnud siis positiivne HIV-test, siis sel juhul on oluline, et see patsient siis jõuaks võimalikult kiiresti infektsioonhaiguste arsti juurde ja kindlasti peaks üle vaatama digiloost või uurima patsiendi käest, kas ta ikka jõudis, sest et neid, kes ei ole kellel ei ole info kohale jõudnud, et talle on küll öeldud ja siis ta tuleb umbes 5 aastat hiljem. Midagi see ükskord, mis see arst ütles, ta ütles jah, et midagi oli seal positiivset. No mina ei tea, mina ei saanud aru ja ta ütles, mine nakkus arstile. Et ikkagi tuleks patsiendiga niimoodi rääkida, et ta aru saab. Ja mis on veel väga oluline, et kui võtta see HIV-test ja see osutub positiivseks, siis tuleb patsiendile öelda, miks ta saadetakse sinna infektsionisti juurde, sest et mul on olnud ühe korra, teist korda enam ei ole, sest teist korda ma enam nii loll ei ole, aga ühe korra, ükskord ammu oli selline situatsioon, kus mulle tuli patsient, oli saadetud ilusti perearsti poolt. Ma mõtlen, et ta oli vist
Z21 diagnoosiga ehk siis see inimese immuunpuudulikkuse viiruse asümptomaad ehk siis inimene ise sellest diagnoosist tegelikult nagu muhvigi aru ei saanud, aga hea pikk sõna oli seal kirjas või lause ja siis oli ta saadetud sellega minu juurde ja no võtan aga lahti, vaatan, nii, aga millal te siis nakatusite sellesse HIV-i? Aga kas te olete kunagi ja siis see patsient, et Klaus Valgeks, tal pole keegi öelnud, et tal HIV on ja et ta sellepärast infektsionistile saadetakse, ta oli täiesti endast väljas. Ehk siis, et igal juhul palun öelge inimesele, no ei oska pikemalt seletada, siis öelge, et aga mine juba täna infektsionisti juurde. Lähme koos, ma aitan. Ükskõik, erinevad võimalused, lihtsalt palun öelge talle, miks te saadate, sest muidu võib juhtuda, et ta saab täieliku šoki seal kabinetis, kui rumal arst on naiivne noor inimene ja arvab, et nagu inimesed teavad, miks nad on arsti juurde saadetud. Nüüd ma iga kord, kui mulle tuleb esmase HIV-ga patsient, siis ma küsin, oi-oi, miks teie küll tulite? Oi-oi, kas te teate, miks teid siia saadeti? No tuleb ikka aeg-ajalt, et mõni jätkuvalt ütleb, ei, mina ei tea, perearst ütles, et peab minema. Aga kui perearst ütleb ebamääraselt, et vist peaks minema juhuslikult, ma ei tea, miks, aga no mine igaks juhuks käi ära, siis päriselt patsient võib-olla ei saa aru, et ta peaks minema, sest ega tal nagu midagi väga häda ka enam ei ole ja miks ta peaks selle infektsionisti juurde lampi minema. Ja kui talle ei seletata, siis võib juhtuda, et ta ei lähegi. Ei lähe 5 aastat, võib-olla ei lähe 10 aastat, enne kui on juba jällegi liiga hilja. Ehk siis, et kui te juba teete selle testi, siis palun öelge patsiendile tulemus ka ja mida see tähendab. Mõlemal juhul, nii negatiivse kui positiivse puhul. Ja siis, et veel natukene siis selgitada, mida selle negatiivse tulemuse korral öelda, siis kui meil on tegemist siis riskipatsiendiga, kellel on just eelkõige oma juhuslike vahekordade või kondoomi kasutamise mitte eelistamise tõttu või siis kes on eelkõige siis MSM-idele, on siis mõeldud see PrEP ehk siis kokkupuute-eelne profülaktika. See ongi mõeldud nendele, kellel on suur nakatumisrisk ja see aitab siis ennetada HIV-i nakatumist ja see tähendab seda, see PrEP ehk siis selle puhul võetakse siis põhimõtteliselt see on üks siis osa HIV-i ravist või noh, nagu HIV-i raviks kasutatavatest ravimitest koosneb ta siis 2 toimeainest, kahest nukleosiidi analoogist on emtritsitabiin ja tenofovir. Need on nagu ühe tabletina koos ja need siis on võimalik kasutada selleks, et ennetada HIV-i nakatumist. Välja kirjutada tänase seisuga veel saab neid ainult infektsionist. Ehk siis, et samamoodi, kui on ikkagi riskipatsient, ka negatiivse tulemuse puhul, võiks soovitada tulla infektsionistile ja soovitada talle siis, et talle on võimalik näiteks PrEP-i määrata. Väga paljud just nimelt MSM-id on väga hästi kursis selle PrEP-iga juba ja nad juba tulevadki ise arsti juurde selle sooviga, et tere, mina tahan PrEP-i, aga kõik ei tea veel, siis on tore, kui neid informeerida. Mõni on kuskilt kuulnud, aga ei julge ise nagu küsida ega pöörduda. Et siis jällegi, kui see test on tehtud ja ta on negatiivne ja me teame, et tegemist on riskipatsiendiga, siis võiks soovitada. Me seda PrEP-i järjest kirjutame siis 3 kuuks, teeme 3-kordse retsepti ja oluline on see, et iga 3 kuu järel ja loomulikult enne PrEP-i alustamist tuleks siis määrata analüüsid, mitte ainult HIV, vaid me kontrollime ka viirushepatiidid, teised suguliselt eellevivad infektsioonid ja nagu juba öeldud, siis mitte ainult uriinist, vaid ka kurgust ja pärakust ja me kontrollime ka neerufunktsiooni, kuna see emtritsitabiin, tenofovir võib potentsiaalselt olla nefrotoksiline teatud patsientidel, siis selle tõttu me alati kontrollime ja jälgime seda neerufunktsiooni. Ja selle PrEP-i puhul on siis erinevad skeemid. On variant see, et anda inimesele igapäevaselt PrEP-i, see on nagu standard ongi see, et ta peaks nagu 7 päeva enne esimest kontakti siis potentsiaalselt HIV-positiivsega alustama iga päev 1 tablett päevas selle PrEP-i võtmist
ja siis võtab, kuni tal on teadaolev kontakt ja siis 7 päeva pärast viimast kontakti võiks ta siis selle PrEP-i lõpetada. Teine variant on võtta seda vajadusepõhiselt, mis on siis mõeldud ainult MSM-idele, mis tähendab seda, et inimene võtab 2–24 tundi enne potentsiaalselt ohtlikku kontakti siis korraga 2 tabletti ja siis võtab 24 tunni pärast veel ühe ja 48 tunni pärast veel ühe. Ja siis on see nii-öelda see risk nakatuda oluliselt vähendatud. Aga selle puhul muidugi see vajadusepõhine sobib ainult väga vähestele, sellepärast et vajadusepõhise puhul on oluline see, et üle 7 tableti nädala jooksul võtta ei tohi. Aga kuna esimene päev tuleb võtta 2 tabletti korraga, siis peab järjest kogu aeg arvutama. Nii täna, nii 2 tükki, 2, 3, nii mitu päeva ma pean vahet pidama, et järgmised 2 tükki võtta. Ehk siis, et lihtsam nendel, kellel selliseid kahtlasi kontakte on sageli, siis lihtsam nendel olekski võtta igapäevast skeemi. Et siis ei ole nagu sihukest segadust ega riski mingit neerukahjustust saada. Siis teine asi, mida siis seletada nii, kui on negatiivne test näiteks inimesel, kes elab koos HIV-positiivsega, kui siis ka nendele rahustuseks ja lohutuseks, kellel on positiivne test. Et siis oluline on siis see, et see ARV ravi, antiretroviirusravi ehk siis selle HIV-viiruse vastane ravi, seda peaks alustama kohe, võimalikult kohe, sest et mida varem me selle raviga alustame, seda vähem see viirus jõuab organismi kahjustada. Et ideaalis me nagu kohe, kui nakatub, kohe alustaks, lihtsalt me ei saa nii ruttu teada, aga nii kui me teada saame, ikkagi võiks alustada kohe ja seda kohe loetakse, ütleme, analüüsid, vastused ja kõik, mis peab tulema umbes nädala jooksul sellest hetkest, kui me saame selle diagnoosi. Tänapäeval me katsumegi tegelikult enam-vähem nii, et kui ta on juba verifitseeritud, siis me kohe alustame. Üks oluline asi läks mul meelest öelda, kui me teeme selle HIV-i analüüsi veeniverest, mis siis igal juhul tuleb teha, et kui tal on ka kiirtest positiivne, siis järgmine samm ongi, et tehakse veeniverest antigeen pluss antikeha ja see tuleb siis verifitseerida referentslaboris ja kus siis Western blotiga kinnitatakse nii-öelda, et kas see analüüs ikkagi on positiivne või mitte. Ja selleks, et seda verifikatsiooni teha, selleks ei ole vaja inimesel uut vereanalüüsi teha, et see läheb automaatselt, kui võetakse tal see HIV-test veeniverest, siis ehk siis, et laborisse saadetakse test, siis nii kui ta on positiivne, nii ta läheb automaatselt referentslaborisse kinnitamiseks. Ehk siis selle jaoks ei pea inimene uuesti vereanalüüsi andma, ei pea ta uuesti tagasi tulema ja ei pea arst eraldi mingit vaeva nägema, vaid see läheb automaatselt. Iga positiivne test läheb automaatselt referentslaborisse. Seetõttu see on nagu väga oluline, et enne kui meil ei ole seda verifitseeritud vastust, ei tasu seda patsienti väga paanikasse ajada, et võiks nagu oodata selle verifikatsiooni ära ja siis me ütleme patsiendile, et ma pole küll kellelegi veel enne seda öelnud, et kui ta saab ka selle kiirtesti positiivse, siis me ikkagi alati teeme selle laboritesti ja ma küll räägin, et väga tõenäoline on, et see on positiivne, aga teeme ikka selle kinnitava ära, siis tal on aega natukene ette valmistada. Aga kiirtesti pealt ma ei alusta ravi, ma ikkagi ootan selle laboritesti ära ja verifikatsiooni. Õnneks see tänapäeval tuleb väga kiiresti, nii et ei ole probleemi. Siis, mis on veel oluline sellele patsiendile võib-olla kohe ära öelda, on see, et see ravi on eluaegne, et me ei saa seda viirust välja ravida, küll aga saame me seda ravimitega kontrolli all hoida. Ja selle oluline siis on see, et selle ravi tulemusena ei kujune AIDSi,
toimub paranemine, kui on juba mingisugused kliinilised sümptomid, siis nendest sümptomitest paranemine. Kindlasti säilib inimese elukvaliteet ja töövõime, kui neid ravimeid ilusasti võtta ja mis jätkuvalt on patsientidele väga oluline ja nende partneritele on see, et väheneb nakkuse ülekanne. Ja see nakkuse ülekandega on niimoodi, et 2016 avaldati väga ulatuslik uuring, kus siis oligi toodud ära see, et see ravi langetab viiruse hulka nii veres, spermas kui vaginaalsekreedis ja rektumi limaskestasekreedis ehk siis ta vähendab seda HIV-i nakkavust partnerile kuni 96%, mistõttu siis on need sellised sloganid või sellised hüüdlaused kogu aeg igal pool, siis konverentsidel igal pool kogu aeg räägitakse sellest, kuidas U equals U ehk siis, et kui viirus on alla määratava, siis ta ei ole nakkav. On mõeldud muidugi just nimelt seksuaalsel teel nakkav. Ja lõpetuseks siis ma tahaksin väga tänada tähelepanu eest ja rõhutada veel kord seda lisa, kus on siis toodud ära indikaatorhaigused, toodud ära riskirühmad ja toodud siis ära see, et kuidas lühilausetena, mida teha, kui on negatiivne test, mida teha, kui on positiivne test ja lisaks sellele, et siin on riskirühmad ja indikaatorhaigused, siin on ära toodud ka siis sümptomid, mille puhul peaks mõtlema nagu palavik, millega kaasneb kurguvalu ja eriti, kui sellega kaasneb lööve või mingid haavandid suus või lümfadenopaatia või lihas- ja liigesvalu, siis igal juhul sellisel inimesel peaks tegema HIV-testi lisaks tavalistele nendele põletiku näitajatele, mida tahaks võtta, aga HIV-testi võiks ära teha, eriti just nimelt, kui on lisaks palavikule kas kurguvalu või lööve või haavandid suus ja muidugi lümfisõlmede suurenemine igal juhul. Kui on järsk kaalulangus, siis me ei pea mõtlema mitte ainult pahaloomulistele haigustele või mitte sellele, et võib-olla see inimene on otsustanud kaalu langetada ja selle nimel midagi teinud. Neid on ka aeg-ajalt küsitud, issand, mis juhtus, et jumal küll, et kui see on nii palju kaalu alla läinud, et kui palju te olete kaalus kaotanud? 20 kilo, aga ma tegin väga palju, nägin selle nimel vaeva. Ehk siis, et kui inimene ikkagi on väga-väga pingutanud selle nimel, et seda kaalu alla võtta, siis võib-olla see ei ole haigus, aga midagi halba ei tee, kui mööda minnes see HIV ka ära kontrollida, sest et tihtipeale kaalulangusega tekib see, et inimene tunneb ennast nagu ilusamana ja paremini ja võib-olla hakkab kogemata riskikäitumisega tegelema. Ehk siis, et on võib-olla rohkem mingeid juhusuhteid või siis ka see võiks olla märgiks, testiks teda ka. Ja kui on öine higistamine või pidev kõhulahtisus, sealjuures mitte niisugune kõhulahtisus, et 20 korda päevas, vaid lihtsalt kui pidevalt see kõht on nagu pigem lahti ja võib-olla on korra või paar päevas, aga nagu pigem lahti. Ehk siis rohkem ma ei oskagi praegu öelda, ehk teil on mingeid küsimusi ka ja võtke siis see lisa ja printige endale välja. Tänan. Aimla, väga hea sellise kokkuvõtva ja väga informatiivse ülevaate eest ravijuhendist, aga nüüd siis alustaksime küsimustega. Doktor Silmer. Ja tere päevast, kas olen kuulda? Ja olete kuulda. Nii, kõigepealt suur tänu Kerstin sulle väga põhjaliku ja emotsionaalse ja rõhuasetustega etteaste eest. Tundub, et see oli väga hästi tehtud. Miks ma seda ütlen? Sellepärast, et küsimusi on suhteliselt vähe. Ja suur aitäh ka kuulajatele. Tundub, et on ka väga hoolega kuulatud ja kõik on selgeks saanud. Aga mõned üksikud küsimused siiski on. Üks huvitav küsimus on. Ma alustan lihtsamast, mis oli tegelikult räägitud. Kas peab HIV-testi eel võtma inimeselt nõusoleku? Kerstin, võib-olla sa siis rõhutad veel korraks. Ei pea.
HIV-testi eelselt ei pea võtma nõusolekut ja ei pea võtma, ei pea põhjalikku nõustamist tegema, lihtsalt kena oleks mainida, et muide, me võtame HIV-testiga, aga mingit nõusolekut ei ole vaja. Siis testimisest veel, kui doonor on nakatunud, HIV-iga nakatunud, kas doonorit teavitatakse positiivsest tulemusest? Kindlasti teavitatakse mitte ainult HIV-i positiivsest, vaid ükskõik, mis tal on, et neid, kellel on doonorivered, mis on testitud, siis meil on tulnud seal küll viirushepatiite, küll süüfilisega patsiente ja kindlasti ausalt öeldes mul ei ole ühtegi doonorit tulnud, kes oleks HIV positiivne olnud, hepatiidid, aga neid kindlasti teavitatakse alati sellest, kui midagi positiivset leitakse. Ja meil on ju verejaamaga selles suhtes väga hea koostöö, mis puudutab selliseid momente. Nii ja siis üks huvitav küsimus, kui 1,5 aasta vanusel lapsel on vöötohatis, kas HIV-test on vajalik? Ikka on, vanus ei ole oluline, kui on vöötohatis ka 1,5-aastasel, ka siis tuleb teha. Miks peaks 1,5-aastasel olema vöötohatis, see on nagu eraldi küsimus, aga kuidas üldse? Tähendab, see ajab mind väga segadusse, aga igal juhul jah, vastus on jah, peab tegema. Ja kindlasti ka emasse süveneb. Ja siis juba emal ka kindlasti just. Just. Nii, need olid nagu testimise osas, siis praktilisest toimetamisest. Kas HIV positiivse kiire saatmine infektsionistile sobib ka läbi e-konsultatsiooni? No võib ikka, sest et tegelikult e-konsultatsioonile vastatakse ju väga kiiresti, et ükskõik, kas lihtsalt öelda inimesele, et mine nüüd sinna Merimetsa või nakkuskabinetti Tartusse või Pärnusse või teha e-konsultatsioon, kõik võimalused on head, peaasi, et ta kohale jõuab. Ja seda võingi kinnitada, et kui inimene ka astub uksest sisse sellise murega, et näed positiivne test, et siis me ei saada kunagi tagasi. Et need on meie jaoks nii-öelda tsitopatsiendid. Nüüd PrEP-i teema najal tekkis küsimus, kas infektsionist ise siis kutsub tagasi ehk teeb selle tagasikutse saatekirja PrEP-i saanud patsiendile ja teeb tal ka need analüüsid, kõik millest juttu oli ise kogu aeg. Ilma saatekirjata ei saa ju teha. Ja, aga need alati me kutsumegi ise tagasi, teeme selle nii-öelda tagasikutse saatekirja ja nemad käivadki, kui nad juba korra on tulnud, siis nad käivadki iga 3 kuu tagant ja teevad kõik analüüsid, mis on vaja infektsionisti juures ja saavad oma retseptid. Kas PrEP-i ravi määramiseks piisab natuke arusaamatu e-konsultatsiooniks? Põhimõtteliselt PrEP-i määramiseks selles suhtes piisab, et lihtsalt see inimene peab jõudma infektsionisti juurde, et ükskõik, kas see on jällegi saatekirjaga läbi e-konsultatsiooni või jällegi PrEP-i patsiente me võtame tegelikult vastu ka ilma saatekirjata, kui nad mingil põhjusel ei soovi oma perearstile öelda, miks nad näiteks on MSM-id, siis me oleme neid võtnud ka ilma saatekirjata, et Tervisekassa on öelnud, et see on okei, et nii neid, kes on kokkupuute juhtumiga, kui kes on siis selle kokkupuute eelse profülaktika jaoks, et ja HIV positiivsed, et neid kõiki me tegelikult teenindame igal juhul nagu tsitopatsiente. Nii, nüüd mõned küsimused tulevad siin jooksvalt juurde. Kui alla 70-aastasel on olnud mitmeid kordi vöötohatis, aga hetkel ei ole. Kas HIV-test on vajalik? Jah, ikka on. See, kas tal oli see aasta tagasi või on see praegu, see ei pea olema vöötohatise ajal. Kui tal on anamneesis vöötohatis ja teda ei ole testitud, siis jah, kindlasti võiks. Isegi kui ta on 70 või midagi, kui tal on korduvalt olnud, siis ikkagi tekib küsimus, et miks? Nii. Ja väga hea praktiline küsimus. Kas HIV-positiivne ARV ravil olev isik võib kindla partneriga olla vahekorras ilma kaitsevahendita? Ja see slaid.
Ehk siis põhimõtteliselt jah, ja tegelikult meil on ju päris palju neid, kus üks partner on positiivne ja teine negatiivne ja nad ikkagi on valdavalt ilma mingite kaitsevahenditeta vahekorras ja seni pole küll keegi nakatunud, et kui sellel HIV-positiivsel partneril on viirus kontrolli all, siis tegelikult midagi ei juhtu. Nii, kas digiloos on näha patsiendi diagnoos? Tähendab, seni oli nii, et kui patsient soovis, siis ta sai ju oma digiloos kõik või tähendab, nad saavad siiamaale minu teada panna oma asjad digiloos kinni. Aga alates 1. jaanuarist käesoleval aastal lähevad kõik ARV ravimid läbi retseptikeskuse, mis tähendab seda, et isegi kui tal ei ole digiloos näha midagi diagnoosi kohta, siis retseptikeskust ta kinni panna ei saa, et need on ikkagi seal näha. Nii, ja praegu tundub, et ma loen siit viimase küsimuse. Väga huvitav, kas HIV-positiivne võib töötada meedikuna? Just eile olin Euroopa HIV-i AIDSi mingi ühingu koosolekul, kus siis oli see stigma teema ja kus oli toodud, et on osa riike, valdavalt endised Nõukogude Liidu riigid, kus nii-öelda stigmatiseeritakse HIV-positiivseid selle järgi, et on teatud töökohad, kus nemad töötada ei tohi. Kaasa arvatud meditsiinis on öeldud, et ei tohi töötada mitmes riigis, et see stigma uuring just tõi välja, et see on nagu probleemiks. Tegelikkuses see ei ole selles suhtes, et kui on inimene HIV-positiivne, siis ta ikkagi võib töötada. Ükskõik, kus ta soovib. Ta ei või olla doonoriks. Nii, ja siin veel kord sama küsimus, mis oli juba, et tähendab, et perearst näeb digiloos, et patsient on HIV-positiivne. Perearst näeb digiloos, et talle on kirjutatud ravimid. Selles suhtes retseptikeskuses digiloos ta ei pruugi näha, kui patsient on kinni pannud oma terviseinfo. Seda saab teha, et inimene paneb kinni, siis perearst seda infot ei näe. Aga nüüd on näha lihtsalt selle jaoks, et perearst kogemata ei kirjutaks välja mingeid väga hullude koostoimetega asju, siis selle jaoks on sellest aastast nüüd ARV ravimid näha retseptikeskuses, et nad lähevad läbi retseptikeskuse. Ja meie suurim mure, miks me seda tahtsime, ongi see, et väga palju ARV ravimitest annab väga palju ja väga ohtlikke koostoimeid teiste ravimitega, mis tõttu meie põhimure oli see, et keegi ei näe ju teistest arstidest, mis rohtu need patsiendid saavad ja patsient ise oskab öelda, mul olid need mingid väiksed valged ja siis siuksed sinised tabletid, et see kuidagi ei päästa ja selle järgi perearst ei suuda koostoimeid hinnata. Ehk siis, et nüüd on need olemas retseptikeskuses ja selle tõttu on ilusasti näha, kas ja mis ravimeid see inimene saab ja need ravimid on välja kirjutatud siis et sealt ülevalt näeb ju seda diagnoosikoodi, millega need on välja kirjutatud. Ja need on siis kas B23, B20 kuni B24 põhimõtteliselt pluss Z21 võib olla siis need diagnoosikoodid, millega on kirjutatud need välja, ehk siis selle järgi saate siis aru, et kas on diagnoos või mitte. No nii, ja mulle tundub, et küsimuste voor on sellega meil läbi. Praegu ma rohkem küsimusi ei näe, aga näen hulgaliselt tänuavaldusi. Aitäh, tänan. Väga huvitav loeng oli. Suured tänud. Kerstin, veel kord sulle aitäh ja kuulajatele hea kannatlikku ja tähelepanelikku kuulamisest. Samuti suured tänud. Soovime teile edu HIV testimisel ja tehke testi alati, kui kahtlete, siis pigem tehke. Tegemata jäänud test on halb asi, tehtud test on alati hea asi.
Suur aitäh kõigile! Mina tänan Sellisuse poolt meie tänast lektorit ja moderaatorit vajalikul teemal rääkimast ja arutlemast. Ja suur tänu ka meie kuulajatele osalemast ja kaasa mõtlemast. Loodan, et saite igapäevatööks olulist praktilist infot ja ootame teid kuulama ka meie tulevasi koolitusi ning konverentse, mida leiate meie Med24 koolituskalendrist. Soovin teile kõiki ilusat päeva ja kohtumiseni!